Täna oleme taas siin Tallinna mööbliaidas uudistamas, mida põnevat on ja juhtus siia tulemisega selline lugu, et me tulime Mäost võttegrupiga ja ma planeerisin sõiduaja tunde järgi, aga tegelikult Mäost siia oli kõigest 40 minutit, jõudsime kohale. Kahjuks Urmast, meie intervjueeritavat, veel ei ole kohal, aga ma kasutan selle väikese ooteaja siin mööbliaida kohvinurgas ära. Muuseas, kohvinurk on mõeldud kõigile külastajatele ja siit saab igasuguseid häid jooke. Kusjuures, kui te olete lapsega, siis laste mängunurk on ka olemas. Lapse saab sinna mängunurka saata ja las ta siis omaette toimetab ja mängib seal sel ajal, kui te siin minu meelest ülisuures kaupluses ringi liigute. Kusjuures tundub, et selle kaupluse suurusega on see asi, et väike vahekohvi siin uudistamise vahele kulub ka ära, aga näe, sealt Urmas tulebki. Ja tere! Tere, Priit! No, kui ma siin pilgu ringi lasen aiamööbli osakonnas, siis igal pool on miinus. Et inimestel tahes-tahtmata teinekord tekib selline tunne, et kui midagi odavamalt või odavalt see suhteline ära antakse, et siis see päris hea ei ole. Et see aiamööbel, mida me siin müüme mega hinnaga, see ei ole ju tegelikult odav mööbel. Ta lihtsalt hind on mega ja nüüd kvaliteet on ta kindlasti väga hea. Et kui meil ka seda mööblit siin vaadata, siis ta materjal on polürotangist valdavas osas. Mis mu käest ikka ka küsitakse, kas see kestab. Et kas ei ole mitte niimoodi, nagu me oleme ostnud mõnest poest, et ta ühe talve elab meil ära see aiamööbel ja ta kevadel ainult prõks on kõik katki läinud. Ja siis minu vastus on selline, et kestab küll. Küsimus on, kuidas sa ta siis hooldad ja kuidas sa temaga ümber käid. Nüüd polürotangist aiamööbel tähendab siis seda, et te võitegi ta välja panna vara kevadel ja hilis sügisel enne lumetulekut uuesti varju alla panna. Küll aga ei ole soovitama seda sellest materjalist aiamööblit jätta nüüd õue, lume, lörtsi, vihma kätte, mis võib ära jäätuda. Vot see jäätumine on kurjast ja vot see jäätumine on see, mis lõpuks selle polürotangi võib siis ära lõhkuda. Kui te aga ta panete näiteks varju alla kuiva kohta, mul endal on üks aiamööbli komplekt olnud juba 5 aastat, ta näeb välja täpselt samasugune, nagu mul ostes oli. Kogu selle mööbli raam on alumiiniumist, ehk siis ta on kerge tõsta, kerge ümber paigutada ja see retang on täpselt samasugune, nagu ta oli 5 aastat tagasi. Ka padjad on täpselt samasugune nagu 5 aastat tagasi. Hästi istumiskohad on võib-olla natukene ära vajunud, aga see on ka kõik. Mis ma siis teen talveks on see, et ma panen ta aita. Aidas on vahest ka -20 kraadi, see ei tee talle midagi. Oluline on see, et ta on kuivas. Kui teil ei ole nüüd võimalik panna kuhugi varju alla, kuhugi katuse alla või ruumi, piisab sellest, kui te katate ilusti teda hoolsalt ära koormakilega, nii et sinna vihm, lörts, lumetuisk vahele ei lähe. Sellest piisab. Aga räägime nüüd sellest, et kui keegi mõtleb praegu, vaatab meie jutuajamise ära, läheks vaataks ja tulevad inimesed siia, ostavad ära, aga hetkel veel nagu ei raatsi õue panna, et anna nendele nõu. Ega mul siin nõu ei ole midagi anda. Ma ütlen teile, et ostke ära, sest see hind on mega, et ma olen kindel, et paljud need kollektsioonid, mida te siin täna näete, nad maikuud siin poes enam ei näe, nad saavad enne otsa. Ostke ära ja me võime hoiustada enda suures laos, mis meil asub Tartus. See on 144 meetrit pikk hoone, maast laeni kaupa täis. Me hoiastame seda kaupa seal hoolsalt siis enda juurest nii kaua, kuni te soovitate siis omale koju viia. Teine asi, mida ma soovitan, on kindlasti see, kuna praegu need hinnad on niivõrd madalad, et kui teil nüüd kevadisel ajal tahate osta muid aiatarbijaid kuskilt mujalt poest, ostke need ära, te saate tulla meie juurde, osta selle aiamööbli järelmaksuga 0 sissemakset, 0 intress, 12 kuud ja elate meie kulul ja aiamööbel on teil kodus olemas. No, minu meelest paremat pakkumist lihtsalt olla ei saa. Aga nüüd üks asi veel natuke teisel teemal, et kui palju täpselt siin Tallinna mööbliaidas ruutmeetreid on, kas tead? Ma tean küll, täpselt 4000. Me asume siis siin 2 korrusel, alumine korrus on 2000 ruutu, ülemine korrus on samuti 2000 ruutu. See on suur pood, see on väga suur pood.
sa oled väga hea suhtleja, räägid ilmselt ka oma klientidega. Kuidas tagasiside on, et kas nad nii-öelda kannavad välja ühe korraga selle poe suuruse või käivad vahepeal kodus, tulevad järgmine nädalavahetus tagasi? Tagasiside klientidega ma hoopis teise nurga alt sulle räägiksin. Meie kõige suurem probleem täna on see, et meid mööbliaidana teatakse ikka antiik- ja vanamööbli müüjana. Ja siis ma ütlen neile küll, et aitab küll. Meil ei ole vana mööblit ja meil ei ole ka kahjuks enam antiikmööblit. See aeg on juba meie jaoks mitu aastat ümber saanud. Siis põhine on see, kui vana klient tuleb siia, siis ta ütleb, aga kus vana või antiikmööbel on? Siis ütleme, ei, seda ei ole. Aitab, seda enam ei ole. Kui tuleb uus klient poodi, kes esmakordselt tuleb, siis ma väga tihti kuulen, kuidas nad ütlevad, kuidas ma enne ei teadnud. Uskumatu, et selline pood, selline valik, sellised hinnad, see on valdav. Ja siis, kus esmane šokk on möödas, siis me niimoodi rõõmsalt läheme käsi käes koos kassa juurde. Läheme võib-olla nädala-paar edasi. Ütleme nii, teeme eelreklaami. Kui me tuleme oma kaameraga siia järgmine kord, siis mida see teemaks võtab? Minu südamelähedane teema on ikkagi see pehme mööbel, millest me selle eelmine kord ka sinuga rääkisime. Aga kuna me sellest juba rääkinud oleme, siis meil on tegelikult üks valdkond veel, millest me tahaksime rääkida. Ja see on meie puitmööbel, mida me toome valdavas Skandinaaviast, Taani disainmööbel. Sellest tahaksime rääkida. Aitäh sulle, Urmas, ja minu poolt veel head vaatajad, hoidke siis käsi pulsil ja ärge jätke ühtegi laupäeva ilma nurgakivita.